Tere, head kuulajad! Olete kuulamas Tartu Ülikooli eetikakeskuse podcasti teemal kooli ja kodu vaheline koostöö, mis on lapsevanemal sellest õppida. Meiega on täna siin arutlemas Tartu Ülikooli ajakirjanduse professor Halliki Haroloit. Tere! Tere! Ja Halliki on siis ekspert, kes on kirjutanud väärtusarendusest ja selle analüüsist ning on ka hea kooli mudeli väljatöötaja ja arendaja rollis. Ja meiega on ka Karmen Palts. Tere! Tere! Karmen on psühholoog, kes on kirjutanud doktoritöö lapsevanema ja õpetajate vahelisest koostööst ja kommunikatsioonist ja on Rocca al Mare kooli lastevanemate koolijuht ja õpetab 10. klassidele inimeseks olemise ainet. Mina olen Helen Hirsnik, Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja ja mul on suur rõõm seda arutelu juhtida. Niisiis kooli ja lapsevanema koostöö. Halliki, mis on sind selle teema juurde toonud? Professionaalselt kahtlemata see, et ma olen tegelenud nii moraalse tundlikkuse ja väärtusarendusega oma töises elus, aga veelgi rohkem see, et ma olen aastaid tegelenud, õpetanud, ise õppinud isikutevahelise suhtlemise tehnikaid, tulemusi ja kõike seda, mis on siis seotud just niimoodi suhtlemisest tulenevate suhetega. Karmen, mis on sinu lugu kooli ja kodu vahelise koostööga? Ma arvan, et neid lugusid on tegelikult mitu, aga ma pean minema ajas tagasi, et 30 aastat tagasi 1. septembril saatsin oma esimese lapse kooli ja siis ma veel ei mõelnud, et ma lähen tegema uurimustööd lapsevanema õpetaja vahelisest kommunikatsioonist, aga kuna ma esimeselt erialalt olen õpetaja, siis ilmselt lapse kooli saatmise järgselt hakkasin ma märkama ja vaatama ja mõtisklema teemade üle, mis siis üles kerkisid. Ma pean ütlema, et mul ei kerkinud kahjuks tookord üles sellised teemasid, mis oleks vajanud intensiivset kommunikatsiooni. Aga ma nägin, et on võimalik lapsi aidata ja toetada läbi selle, et vanemad kommunikeeruvad rohkem õpetajatega. Ja sealt minu huvi ja sealt ma jõudsin ka selle uurimusteemani lõpuks. Aitäh nende lugude jagamise eest. Ma esitaksin siia meie arutelu algusesse ühe dilemma Tartu Ülikooli eetikakeskuse kõige uuemast väärtuste mängust Eesti rahva 100 valikut. Ja see toob üsna elulise näite sellest, kuidas kool ja kodu omavahel seotud on. Ma loen teile selle situatsiooni ette. Egle 12-aastane tütar Jaana tuleb pisaraist koolist koju ja räägib emale, et õpetaja karjus tema peale. Jaana oli tunni ajal pinginaabrile ülesande lahendust seletanud. Kui õpetaja tüdrukutele jutu ajamise pärast märkuse tegi, olid nad püüdnud talle öelda, et nad arutasid ülesannet. Õpetaja oli aga vastu vaidlemise tõttu endast välja läinud ja häält tõstnud. Ja Jaana tuli siis selle peale pisarais koju. Halliki, kuidas saaks Egle lapse vanemana seda situatsiooni koostöiselt lahendada? No kõigepealt ma usun, mina lapse vanemana püüaksin oma lapsega rääkida, lasta tal seda olukorda kirjeldada, võib-olla me arutaksime koos, miks õpetaja ei kuulanud. Ja hiljem, kui ma olen õpetajaga ka rääkinud, ma siis võib-olla oskaksin ka oma last natukene nõustada, kuidas sellistes või analoogilistes olukordades teinekord ennast paremini kehtestada. Kuigi ma kardan, et seal sellises olukorras on muidugi väga raske lapsel ennast kehtestada. Aga ma küsiksin õpetaja käest, et mis on tema tunni eesmärk? Kas see on distsipliin ja vaikus või on see õppimine? Ma ei alustaks selle küsimusega. Muidugi, et enne ma ikka läheksin õpetaja juurde ja paluksin seda olukorda kirjeldada, nii nagu õpetaja seda näeb. Aga ma arvan, et üks küsimus, millele ma kindlasti tahaksin õpetaja käest vastust saada, on just nimelt see, et mida ta näeb oma tunni eesmärgina. Minule kui lapse vanemale oleks kindlasti, ja ma tean, et ma olen nende teemadel juba kaua aega pead murdnud, tegelikult juba oma enda kooliajast saadik. Et mis on see, mida me seal klassitunnis peame tegelikult tegema? Kas me peame õppima? Kas me peame õpetajat vaikuses kuulama? Kas me peame mingisuguseid ülesandeid vaikuses lahendama, kas me võime teha seda ühises arutelus, võimalusi on ju väga palju.
oma pika jutu lõpetuseks ütlen ma seda, et see tunni eesmärgi läbimõtestamine võib olla see, kui me seda teeme sõbralikult, et võib-olla ma saaksin seda õpetajat isegi aidata, esitades neid küsimusi. Karmen, mida sina lapsevanemana sellises olukorras teeksid? Ma mõtlesin siin Alliki jutule kaasa ja kuna mul on ka tütar, siis automaatselt mõtlesin selle peale, et kui tema sellise jutuga koju tuleks ja teades, kuidas tema on nõndanimetatud loominguline laps ja emotsioonidega asju kirjeldab, et ma kindlasti laseksin oma lapsel rääkida, toetades teda siis selle loo jutustamisel ilma hoiakuid võtmata, ilma näitamata, mis ma arvan. Ja siis ma rahustaks teda sellega, et ma kindlasti homme või ülehomme räägin ka õpetajaga, et püüan nagu selgust saada. Ja emana teeks ma kindlasti seda, et ma järgmine päev näiteks organiseeriksin ennast last kooli viima ja püüaksin seda lugu nüüd uuesti, kui see öö on mööda saanud ja minu emotsionaalsel lapsel on emotsioonid veidi maha käinud või rahunenud, lugu uuesti kuulata. Ja eesmärk ei ole siis mitte see, et tühistada seda lapse tunnet ja arusaama, vaid eesmärk oleks mul see, et aidata lapsel nagu mõista, kuidas tema emotsioonid mingeid pilte suuremaks teevad või siis ka teisendavad, sellepärast et kogu selle loo juures, mis mulle kõrvu hakkas, oli see, et tüdruk rääkis, kuidas õpetaja karjus tema peale, mitte nende kahe peale, kes koos juttu ajasid. Aga õpetajaga vestlus otsa ma vist isegi ei küsiks seda, mis ta tunni teema on ja mis ta tunni eesmärk on, vaid ma emana püüaks võib-olla õpetajale kirjeldada, kuidas või psühholoogina, kuidas selline käitumine lapsele annab vale signaali, tekitab tunde, et ta on midagi valesti teinud ja võtab ära selle julguse järgmine kord võib-olla kaasa rääkida ja kaasa arutada. Te mõlemad tähtsustate lapse kuulamist, tema mõistmist, vestlemist ja mõlemad läheksite ka kooli ja õpetajaga rääkima. Ma arvan, et on rida lapsevanemaid, kes seda ei tee sellise näite puhul ja ei lähe kooli ja ei otsi seda kontakti õpetajaga, et võib-olla te aitaksite ikkagi põhjendada, et miks te just läheksite kooli seda situatsiooni õpetajaga lahendama? Mina võib-olla siit räägin edasi, et kui ma võtan ema rolli, siis ma arvan, et üks oluline asi, miks ma läheks, on tegelikult see, et ma oletan, et õpetaja ei märka või ei ole mõelnud selle üle, kuidas tema reageering, mis ilmselgelt ei ole pahatahtlik, vaid mis on automaatne ja ta ei mõtlegi, millist mõju või millist olukorda see tegelikult tekitab nii sel hetkel kui kaugemas plaanis. Et ta võtab ära selle käitumisega lapselt julguse avaldada oma arvamust ja kaasa rääkida ja midagi teha, sest laps ei julgegi võib-olla enam väga palju rääkida kuskil. Ja teine asi, miks ma läheks, ma arvan, et ma ei läheks üldse kurja vanemana. Ma pigem läheks seda koostööd pakkuma läbi selle, et võib-olla ma läheks selle mõttega, et äkki õpetaja tahab minuga arutada või seda tuge saada, et kuidas sellistes olukordades käituda ja kuidas nagu edasi tegutseda. Jah, ma oskan veel lisada seda, mida ma olen kõiges nõus, et ma tahaks lisada veel seda, et kirjelduses, et laps räägib, et õpetaja karjus ja tõstis häält, see on ka väga subjektiivne. See, kuidas laps tõepoolest tajub, ei pruugi olla näiteks, ta võib seda hääle tõstmist karjumisena tajuda juba siis, kui õpetaja lihtsalt püüab, ütleme, sealt klassist üle rääkidagi. Et kindlasti on see subjektiivne. Ja sellest tulenevalt ma läheksin õpetajaga rääkima ainult juhul, kui ma seda õpetajat põhimõtteliselt usaldan. Et kui mul, nii nagu Karmengi ütles, et mul on see eeldus, et ta tegelikult on valmis seda situatsiooni mitmelt poolt vaatama ise ka ja tahab seda lapse reaktsiooni arvesse võtta ja tundma õppida. Et mina arvan ka, et kui lapsevanem läheb õpetajaga rääkima, siis tal enamasti on ikkagi lootus olukorda kuidagi paremaks teha. Ma olen olnud ka ise lapsevanemana sellises olukorras, kus ma tõepoolest löön käega, sest mul on mingi kogemus, et minu küsimused või minu mingisugune palve kas ei jõua nagu kohale või sellest ei saada aru või saadakse valesti aru
ja siis on tõesti selline tavapärane reaktsioon, et ma valin lahinguid, et mis ma siis lähen torkima ja siis ma pigem tõesti püüan oma last jõustada. Ja ütlengi talle, õpetan talle järjekindlalt, kuidas sa esitad mis hetkel 3-astmelise mina-sõnumi. Ehk siis, et siit sul on ainus võimalus öelda õpetajale, kui te häält tõstate, siis see ei aita mul õppida. Või midagi sellist. Et see on, minu meelest on see ka hästi oluline koht. Et kuidas me suhtume sellesse, kui lapsevanem mingisugust olukorda püüab siis vahendada. Halliki, sa ütlesid, et sa läheksid kooli õpetajaga rääkima siis, kui sa juba tead seda õpetajat, sa usaldad teda, sa tead, et sellel on mingi tulem. Mis on veel sellised eeldused või tingimused, mis peaksid olema täidetud, et me saaksime rääkida heast koostööst? Mul peab olema loomulikult see kas see telefoninumber või see meiliaadress, kuhu ma kirjutan või pöördun. Karmen, sa ütlesid, et üks võimalus on minna ja lapsega koos kooli ja proovida võib-olla teda kuulata. Aga tõepoolest meil peab olema aeg ja koht, kus me saame oma murest rääkida. See ei saa olla niisugune tunde kestev jutuajamine. On ka selline võimalus, kus ma iga kord mõtlen, et et ma parem ei helista, ma parem ei kirjuta, õpetajal niigi palju tööd ja siis need asjad kuhjuvad. Ja siis võib-olla tõesti ühel hetkel ongi vaja 3 tundi rääkida, sest et asi on nii kumuleerunud nii nagu kehvaks, et ei saa enam veerandtunnise kõnega hakkama. Nii et see ajaressurss on üks väga oluline nüanss, mille üle võiks siis mõelda. Mina arvan, et lisaks on jälle päevakorras usalduse teema, et kas ma sõendan minna, sest et enda nõndanemet noore vanema ajast ma ei mäleta, aga praegu lapsevanematega tööd tehes ma kuulan väga tihti sellist mõtet või väljendit, et kui see minu last ei kahjusta või kui see kuidagi minu lapsele mingeid jamasid ei tekita, ehk siis vanem ilmselt otsustab, kas ma lähen mingi asja üle arutlema või mingit probleeme lahendama või olen valmis koostööks lähtuvalt sellest, et kas see tuleb kasuks või tuleb kahjuks. Ja siin on võib-olla veel üks nüanss, mis on vanusest rohkem sõltub ja see on lapse autonoomia. Ehk siis, et me ei saa minna õpetajaga rääkima, kui meil ei ole lapse nõusolekut selleks. See on ka oluline. Et võib-olla päris väikeste laste puhul vanem lihtsalt ütleb, et tead, et ma lähen ja arutan seda asja õpetajaga, et ma siis tean ka rohkem, et kuidas me saame seda lahendada. Aga juba hiljem, eriti juba teismelised, nende puhul on ikkagi väga oluline see, et minu laps jõuab ise minu abiga sellele tulemusele, kas ta tahab ise seda probleemi lahendada, kas tal on selleks olemas vahendid või ta näiteks tahab minu käest saada abi selleks, et seda probleemi, et oskusteavet, kuidas probleemi lahendada. Või 3. variant, et ta tõesti ütleb, et siin me võib-olla peaksime minema koos ja rääkima. Me lepime kokku, et me tegelikult ei räägi üle kellegi pea, vaid me räägimegi sellest situatsioonist kõik 3 ja siis vanem võib võtta moderaatori rolli natuke. Et siin on hästi palju erinevaid nüansse, ma arvan, mis on koolilaste puhul olulised. Emana, ma mõtlesin siin sel ajal, kui sa rääkisid, Allik, et emana ei ole ma vist mitte kordagi elus läinud kooli õpetajaga mingeid situatsioone arutama, ilma, et ma ei ole oma lapsele nõndanimetatud informeeritud nõusolekut küsinud. Ja ma pean ütlema, et enamus kordi olen ma saanud lapselt vastuse, kui ma olen nõndanimetatud järgmine hommik kooli sõiduteekonnal teema uuesti üles võtnud, et tegelikult ikka vist täitsa nõnda ei olnud ja võib-olla oli ikka natuke teistmoodi, et lapsed väga ei kiida seda heakski, et vanem läheb mingeid nende probleeme kooli lahendama. Ja võib-olla see ei olegi õige, sellepärast, et me ju ise ka ütleme lastele seda, et kui mind ei ole kohal olnud, siis ma ei tea täpselt, kuidas see oli. Ja mis puutub sellesse laste autonoomiasse, et lapse arvamusega arvestamine, siis
tõenäoliselt see ongi nii, et kui lasteaiast hakkab pihta, siis see kommunikeerumise aktiivsus on suurem ja mida suuremaks kasvab laps, seda vähem on tegelikult vanemal vajadust ja ma arvan ka natuke õigust sekkuda ja klaarida neid lapse asju, sest enamus kordi, kui ma erinevate laste käest, kellega ma olen tööd teinud, küsin, et äkki isa või ema tuleb kooli ja aitab sul, oletame näiteks, ma ei tea, matemaatikaõpetajaga neid asju kuidagi lahendada, et sa saaksid edasi õppida, siis nad ütlevad selle peale, et ei, ma ei taha. Et teised näevad ja teised teavad ja äkki õpetajale ei meeldi ja et nad tahavadki ise neid lahendada ja seetõttu arvan ma, et meil on hästi oluline mitte ainult vanematele õpetada seda, kuidas üles kerkinud probleemide ja murede korral siis tegutseda ja lahendada ja õpetada, ja koostööd teha, vaid lapse ka. Sest et hea küll, 1., 2., 3. klass võib-olla veel ei hooma, aga 4. alates hakkavad nad hoomama, kuidas neid konflikte lahendada, millest need tekivad, kuidas nendega tegutseda. Ja see on sedasama nagu jällegi lasteaeda tagasi tulles, kui me õpetame last oma emotsioone märkama ja nendega tegelema, ehk siis olukorda hindama ja tegutsema, siis koolis läheb see edasi. Ja on sama tuge vaja ja sama tegutsemist vaja. Jah, ma olen selles mõttes hästi nõus, et ütleme, et see kommunikatiivne sekkumine väheneb seda rohkem, mida rohkem on lapsele antud enne seda kommunikatiivseid oskusi omaenda vajaduste väljendamiseks. Aga nüüd, kui siit kommunikatsiooni nii-öelda koormus tõesti ära võtta, et siis kus ikkagi jääb lapsevanema ja kooli või õpetajaskonna koostöö vajadus, on ikkagi need valdkonnad, mis ütleme just võib-olla põhikoolis, aga miks ka mitte gümnaasiumis mõnikord ikkagi ei jõua, tähendab, kus laps üksinda ei saa hakkama. Nimetame kõik erivajadusi, nimetame vaimse heaoluga seotud probleeme, nimetame läbipõlemissündroomi, väga vähest und, kõikvõimalikke niisuguseid juba tõsisemaid probleeme, kus ilmselgelt kus õpetaja ja vanem peaksid ikkagi väga selgepilguliselt hindama, mis on kõige tähtsamad, siin tulevad need väärtusvalikud. Ja minu suur mure ongi see, et mõnikord on vaja vanematel ja õpetajatel koos need omaenda väärtusvalikud ümber hinnata. Ei ole kõige tähtsam saavutus, ei ole kõige tähtsam see, et sul oleks 4-5. Midagi muud on tähtsamat. Ja siin on see koostöökoht, kus me ei saa enam rääkida, võib-olla me saame rääkida, loomulikult lapse autonoomia on väga tähtis, aga et kus see tema ümbritsev ja seltskond peab ka hakkama väärtusselitusega tegelema. Ja päris ausalt. Ja see ausalt, see on üks selline hea sõna, et ma laste puhul klienditöös enda lastega ja üldse paljudega, kellega kokku puutunud olen tähele pannud, et kui lapsel on õppimisega mingid probleemid tekkinud või toimetulekuga, siis lapsed arvavad ise, et ma olen palju õppinud ja ma olen palju teinud või et vastupidi, et ei ole teinud ja kehvasti läheb. Ja need on need kohad, kus tegelikult seda koostööd lapsevanema ja õpetaja vahel on eriliselt vaja, sellepärast, et koos tuleks kaardistada see, et kus seda tuge vaja on. Teismelistel lastel on näiteks see omadus, et nad kardavad seda tunnistada nii lapsevanemale kui ka õpetajatel kui ka klassikaaslastel näiteks, et ma ei saa matemaatikast aru. Ja seetõttu on hästi oluline, et vanem märkab seda, et kui palju ta pusib, kuidas ta selle hinde üle kurvastab ja pisaraid valab, kuidas ta kommenteerib, et mul ei olegi seda vaja, ma ei õpigi seda. Ja nende märkide järgi tegelikult on see koostöö koht, et ma arvan, see on julge lapsevanem, kes ausalt räägib õpetaja, et mõtleme koos, millist abi ta vajab ja millist tuge ta vajab. Ja sellega olen ka nõus, et on lapsi, kellel on see sooritus, vajadus või arusaam sellest, kus ta jõudma peab ja mis ta tulemus peab olema nii kõrgel. Jätame selle kõrvale, kus see tuleb, et tegelikult peabki vanem sekkuma ja jällegi on vaja seda koostööd, kuidas säästa seda last ja kuidas siis toetada tema arusaama, et mida ta peaks saama ja mida mitte. Te olete siin mõlemad põgusalt rääkinud ka sellistest olukordadest, mis puudutavad sellist hariduslikku erivajadust või nagu selles näiteski, et see matemaatika on väga raske.
ometi sellised lood ja näited haridusliku erivajadusega lapsest ja siis kodu ja kooli vahelisest koostööst on ikkagi rida selliseid juhtumeid, kus on koostöö ebaõnnestunud ja ei ole kõik omavaheline suhtlus hästi läinud. Millest see võib tingitud olla? Ma toon mõned niisugused näited, et ma arvan, tänapäeva kool on väga suure koormuse all. Kui me räägime hariduslikest erivajadustest, nende märkamisest. No näiteks seesama autismispektri häire on väga keeruline. Seda on keeruline märgata, selleks psühholoog on tavaliselt saanud väljaõppe, eripedagoog on saanud väljaõppe. Kui paljudes koolides nüüd niisuguse väga tippharidusega inimesi parasjagu jagub, seda me kõik teame, et natuke justkui ei jagu. Ja vot siis nüüd, ma arvan, et see, minu jaoks ikkagi see teadmus ja teadmine on üks asi, mis tekitab tõkkeid. Anoreksiat, buliimiat, kõik niisugused vaimsed probleemid, nendega ei ole nii, et tavaõpetajal oleks see teadmiste ja oskuste pagas kohe võtta. Et me siis jõuame selleni, et erivajaduste puhul kindlasti kodu ja kooli koostöö puhul see kõik laabub paremini, kui sellel koolil on väga hea psühholoog, väga eripedagoog, sotsiaalpedagoog, nii-öelda olemas, kes niisuguste erivajaduste puhul tõepoolest suudavad nii-öelda seda last kuulata, õpetajaid ette valmistada selle lapse vajaduste osas, vanemat kuulata, vanemate hirmud maha võtta või vähemalt vähendada, luua niisuguseid erinevaid mudeleid, katsetada, et see tugispetsialist tegelikult sellisel juhul nagu vananenud arusaam, et ta töötab ainult lapsega. Tugispetsialist töötab kogu võrgustikuga, vanemate õpetajatega, juhtkonnaga mõnikord selleks, et see laps saaks mingi erisuse. Nii et, ja vot nüüd, kas meil on see ressurss või ei ole? Ja kui see ressurssi ei ole, siis on kahtlemata lihtsalt jääb puudu sellest koostöö alusest, ma ütleksin, erivajaduste puhul. Lisaks on veel see, et teismeliste puhul näiteks, ütleme põhikooliealised lapsed, nendel on, ma ei tea, kas õpitud mehhanism või kaasasündinud mehhanism, nad püüavad varjata kõiki neid nõndanimetatud erivajadusele viitavad asju, näiteks depressiivne laps püüab iga hinna eest käituda vastupidi, et üldse ei ole. Ja nüüd meil on küsimus, et seesama usalduse teema, et kuivõrd palju kodu annab infot, kuivõrd palju ta usaldab näiteks seda klassiõpetajat või ma ei tea, koolijuhti või erispetsialisti koolis, kellel ta räägib tegelikult, millised need probleemid on. Sest laps on piiratud aja koolis, laps on tunnis ja tunnist ära ja õpetajad vahelduvad. See tähendab, et see, kui üks õpetaja näeb, et laps on seal, ma ei tea, kurb või õnnetu või ei söö või teeb midagi muud, siis see ei pruugi olla nii, et õpetaja võtab, et see on kogu päeva teave. Ja need on need kohad, kus see usaldus lapsevanema ja õpetaja vahel aitab tegelikult seda last. Ja see on tervislik ja meditsiiniline või kliiniline, millest me siin räägime, ja osa neist veel diagnostilised kriteeriumid. Aga meil on lisaks erivajadused, mis puudutavad hariduslikke seoses õppimisega. Et täna on ju päris palju neid lapsi, kellel ongi näiteks lihtsustatud matemaatika õppekava või individuaalne õppekava või ehk siis mingites valdkondades on leitud, et tal on vaja teistsugust lähenemist ja õpetamist. Ja seal on jälle see, nagu Alki juba ütles, et kuivõrd palju meil on koolisiseselt neid spetsialiste või koolide siseselt, kes märkavad neid asju. Et kuivõrd palju näiteks, kuna me tõime seda matemaatika näidet, kuivõrd palju on matemaatikaõpetajaid, kes ütlevad, et tal jälle õppimata. Või kuivõrd palju on neid, kes saavad aru, et selle lapse mõtteprotsess käib kuidagi niiviisi, et matemaatikat sellisel viisil ta õppida ei saa, sest et ta ruumiline taju või mingi loogiline taju on teistsugune kui enamus teistel lastel. Ja see eeldab ikkagi seda, et meil on väga head spetsialistid igal pool, ressurss nendest. Või natuke on see, ütleme, väärtusvaliku küsimuse juurde, et ma arvan, et siin natukene peab toimuma ka selline klikk nii vanemate kui võib-olla mõnede õpetajate peas, et kas ikka kõige olulisem on kõik need ainealased saavutused, mida õppekava on ette kirjutanud saavutada, vaid olulisem on see, et minu laps õpiks selle kõige olulisem asja ära.
et ma ütleks niimoodi, et meie õppekavas on väga palju ebaolulist siiamaani, ma olen seda analüüsi teinud ja ma jään selle seisukoha juurde, et õppekava ei vasta 21. sajandi nõuetele ja nüüd on see, et kui nüüd see, mida ma näen, ongi see, et see akadeemiliste ainealaste saavutuste väga tugev prioritiseerimine ja mitte kaalutlemine, et mis on kõige tähtsam sellel hetkel, selle lapse jaoks, on üks niisugune väärtusvalikute koht, mis tõenäoliselt seda koostöö võimalust ka väga palju vähendab. Mida ma lapsevanemana saaksin ise selle jaoks teha, et kooliga koostöiselt oma last toetada? Me jõuame jälle sinna algusse välja, et kui laps läheb kooli, siis tegelikult on ju nii, et mitte üks laps ei vali endale kooli ise. Me võime küll öelda, et laps tahtis minna, ma ei tea, muusikakallakuga kooli või keeltekallakuga, valiku teeb lapsevanem. Laps hiljem ütleb, et see oli hea kool või vastupidi, ise ma poleks sinna üldse läinud. Gümnaasium on teine koht, siis juba lapsed valivad, siis nad mõtlevad, kus nad tahavad olla. Ja kui me mõtleme, et kui lapsevanem valib oma lapsele kooli ja paneb ta kooli ükskõik mis ootustega, siis lapsevanem, me ju eeldame vähemalt, et on valmis selleks, et ma tutvun õpetajaga, suhtlen õpetajaga ja märkan kogu aeg seda, mis mu lapsega toimub. Ehk siis olen valmis koostööks, aga doseerin seda enda aktiivsust ka nii palju, kui vaja on, aga lähtuvalt kogu aeg lapsest. Ja ma tean, et õpetaja kui professionaal ja vastava hariduse saanud inimene peaks kehtestama kokkuleppeid ja reegleid ja alustama seda kommunikatsiooni ja õpetama seda kommunikatsiooni. Aga kui juhtub nii, et ei ole sellist õpetajat, siis ega ma vanemana ikkagi ju tahan oma last toetada, ehk siis ma peangi initsiatiivi võib-olla mõnikord ise näitama. Aga ma arvan, et ei tohi jääda nii, et kui kooli poolt seda ei tule, mul ütles alles hilja aegu üks õpetaja lause, kui ma küsisin, et mis te vanematega koos teete, ta ütles mulle nii, et mida sa siis arvad, et me hakkame flöödikotte koos heegeldama. Ehk siis kui kooli poolt seda poolt ei tule, et me teeme, et siis ei saa ju ära jätta seda koostööd, siis peab initsiatiiv kuskilt mujalt tulema, vanemalt. Mina siia kõrvale küll ütleksin, et on siiski ka väga keerulisi olukordi, kus ütleme vanema niisuguse koostöö arusaam ja just nimelt klassiõpetaja koostöö arusaam ei lähe üldse kokku. Ja siis võib olla küll ikka väga raske. Ja raske võib olla ka niisugusel olukorras, kus tõesti vanem tunneb, et ongi, klassi õhkkond ei ole hea, hakkab juba esimeses-teises klassis kiusamine ja seesama klassiõpetaja tegelikult kas ei suuda või ei ole motiveeritud midagi väga, väga tegema. Et just näiteks need samad varajased kiusamised, et see on üks niisugune valdkond, kus tõesti oleks vaja väga asjatundlikud koostööd kõikide vanemate ja laste vahel. Väga tõsine probleem seotud märkamisega ja üksik lapsevanem võib jääda ikka siis väga-väga hätta sellega. Nii et mina ütlen seda, et mis puudutab lugusid, mis on siin ja seal nüüd tekkinud, et siis ma ei arva, et alati koostöö tegelikult oleks võimalik. Ma arvan, et on selliseid olukordi, kus koolis ei ole õpetajatel piisavalt pädevust ja motivatsiooni ja on väga halbu klasse. Ja lapsevanem lõpuks toobki oma lapse ära või leiab mingi alternatiivvahenduse või siis surub hambad risti ja katsuvad ära kannatada. Ärakannatamine tõenäoliselt ka väikeste kiusamiste või nii-öelda tõrjumise või niisuguse väljajätmise puhul ei ole tegelikult okei. Et ma meelega tõin selle kiusamise probleemi siia lauale, sest ma arvan, et need on üsna niisugused, ei ole väga alati õnneliku lõpuga looda. Ma olen sinuga ühel meelel. Ma arvan, et samamoodi, et ei ole. Ja ongi kohti, kus ei saa seda koostööd luua. Aga ma emana arvan, et me ikkagi eelduslikult tahame alati loota, et saab. Ja võib-olla see ongi lapsevanema roll märgata, kui mu lapsel on nii halb, et ta enam seal hakkama ei saa ja ta vahetabki kas siis sama kooli klassi või kooli. Mitte, et seda soosima peab ja üles kutsuma peab, aga
kodu on ju see koht, kus ma kõige rohkem märkan seda, milline mu lapse see hingeline olukord ja emotsionaalne olukord on, sest me keegi ju tegelikult ei taha, et me peame otsima diagnostilisi kriteeriumi jälgides lapsele ravi. Me tahame, et meie laps kasvaks ja areneks nii, nagu ta loodud on. Ja koostöö osas, kui õpetaja on selline, kellega ei ole võimalik seda teha, kuigi ma tahaks nii õudsalt mõelda, et tänasel päeval juba kooli satuvad ikka need õpetajad, kes on kaasaegsed ja valmis selleks, aga no ma usun, et on veel. Siis koolis on ju alati juhtkond ja tugispetsialistid, ehk siis ei tasu käed rüppes istuda, alati peab ikkagi püüdma leida kellegi, kellega saab asjadest rääkida ja kuidagi edasi minna. Et meil on ju lapse huvi see, et laps saaks toetatud. Jah, aga samas ma muidugi ütlen, et praegu lapsevanemate põlvkonnas on veel neid inimesi küll ja küll, kelle isiklik kogemus on olnud see, et keegi ei aidanud mind. Nii et ma arvan, et sellega tuleb ka arvestada. Ja siis on jah, tõesti, peab olema ikkagi üsna palju oskusi selleks, et mõelda läbi, nii nagu Helen, sa ütlesid enne, et ma nii konstruktiivselt siis suudaksin, eks ole, kuidagi oma probleemi edastada, kui ma selle, ütleme, klassiõpetajalt näiteks ei leia tuge või on mingi õpetaja, kellega suhted kohe üldse ei laabu ja koostöö kohe üleüldse ei lähe, et kuidas ma siis tegelikult pöördun juhtkonna poole nii, et ma näiteks seda sama õpetajat kaasan, et ma ei tee üle tema pea peale kaebamist, et ma ei lõhuks seda suhet samal ajal. Et ma arvan, see juhtkonna poole pöördumine, see nõuab päris palju oskust ja see ei pruugi olla kõigile jõukohane. Nii et ma ikkagi ütlen, et ma jään selle juurde, et meil õpetajad on väga erinevad, nende kommunikatiivsed oskused on väga erinevad ja siin on nüüd võib-olla küsimus just selles, et kui palju kool on ise valmis, kas siis tugispetsialistide abiga või tõesti õppejuhi abiga, ise jälgima ka seda ja võimaldama selliseid nagu nõupidamise formaate. Et kui see koostöö osutub võimatuks, et kuhu ma siis edasi lähen? Mida ma siis edasi teen? Ja teisest küljest mulle tundub, Halliki, sa ütlesid, et lapsevanemalt nõuab see ikkagi teatud oskusi ka juba pöörduda näiteks juhtkonna poole. See nõuab kindlasti julgust ka, et mis jääb siis, kui mul lapsevanemana lihtsalt ei olegi julgust pöörduda? Et siis peaks ütlema, et kahju on lapsest, eks ole, ja ongi kahju, aga ma arvan, et neid vanemaid on päris palju, kes ühel või teisel põhjusel ei julge pöörduda ja olgu see siis tekkinud kommunikatsioonibarjäärid mingitest vanadest kogemustest või halbadest läbielamistest. Tõenäoliselt on nii, et igas klassis on mõni laps, kes märkab tegelikult ka seda last, kellega mured on. Ja ma arvan, et need lapsega klassis olevad mured jõuavad ka teistesse peredesse. Et minu meelest oleks hästi aus loota ja mõelda ja töötada koolidel ka selle nimel, et nendel vanematel, kellel seda julgust või oskust ei ole, et probleemi korral nendele poolele teele vastu minna. Ehk siis vanematel on ju kummalised hirmud osadel. Me kardame, et laps ei ole piisavalt tark ja laps ei ole teistega võrdne ja äkki keegi hakkab ütlema, et ta on ikka täitsa rumal ja seetõttu vanemad üritavad mingeid asju, mis on seotud lastega, ka maha vaikida, mitte reageerida. Ja lisaks on meil ju neid vanemaid, kes ma võib-olla teen ülekohut kellelegi, aga kellel on selline arusaam, et ta on juba suur ja ta käib koolis ja ajagu iseenda asju. Mina teen oma tööd hästi ja see on värskelt kuuldud lause, eks ole, et mina olen pühendunud oma tööle, teen seda hästi ja tema ainus töö on õppimine ja tema peab seda hästi tegema. Ja sellistel kordadel ma arvan, et need lapsed jäävadki natuke niiviisi, et laps on võib-olla valmis koostööks, aga pere ei ole õpetajaga valmis koostööks, ehk siis seda ei tekigi, seda koostööd. Mina olen ka olnud lapsevanemana olukorras, kus minu laps ei olnud nii-öelda löögi all. Aga ma tähelepanelikult kuulasin lastevanemate, ma kuulasin oma last ja kuulasin siis ka koosolekul esitatavaid süüdistusi teiste poiste kohta.
ja sellel hetkel ma arvan, et kõrvaltvaatajana oli mul lihtsam esitada kriitilisi küsimusi nii-öelda selle kallutatud või puuduva informatsiooni kohta. Et ma olen, Karmen, sinuga nõus, et on vist küll lapsevanemal ka kohustus mõnikord jälgida, et mõnele teisele lapsele ei tehta kas kogemata või emotsiooni põhjal ülekohut. Sellepärast, et see nüüd nõuab ka natuke niisugust külma pead, et kui sa nagu kuulad mingisugust olukorra kirjeldust, siis pane tähele, kas kõik näiteks seal väited on ikka tegelikult tõendatud, kellel on mingi eelarvamus, et niisugune nagu kriitiline kõrvaltpilk võib mõnikord olla ka abiks ja minu elukogemuse järgi tasub küll minna väga rahulikult, öelda, et teate, et siit on see ja see info puudu. Ja kas me oleme selle lapse käest küsinud neid ja neid asju, et see klassikaline, eks ole, et 2 poissi kaklevad, üks saab natuke rohkem peksa ja siis nii-öelda karistada saab see, kes parasjagu sellel rohkem lõi. Aga kui me lähme 3 sammu tagasi, siis võib-olla me leiame, et tegemist on väga pika mingisuguse loo või kiusamise või mis iganes, mis on siis lõpuks kulmineerunud ja seal võib olla väga palju rohkem osalisi taga. Et vaat selline niisugune oma lapse kõigepealt kriitiline kuulamine ja mõnikord see otsustuskoht. Kas see on nüüd see koht, kus ma pean kellegi teise lapse eest ka natuke seisma, on minu kogemuse järgi oluline. Ja minu kogemus sinna juurde oma 4 lapsega on see, et mu lapsed on selliste situatsioonide eest olnud erakordselt tänulikud ja nüüd täiskasvanuna ka veel ütlevad, et kuidas nad on õppinud läbi selle, et keegi teine on märganud selle lapse muret ja aidanud seda last, et ma arvan, et see on meil lapsevanemana lausa selline moraalne kohustus õpetada oma last ka, see on mingi väärtuskasvatuse osa tegelikult. Mitte ainult ei õpeta märkama, just, vaid sa õpetad ka reageerima ja õpetad selle nii-öelda olulise väärtuse eest seisma. Eks ole, et me ei taluks lihtsalt vaikides ebaõiglust või mingisuguseid valesid tegusid. Et heas koostöös on olulisel kohal märkamine ja kuulamine ja mulle tundub, et palju probleeme saab ka siis ära hoida, kui on juba eelnevalt läbi arutatud ja kokku lepitud, mida mina õpetajana, mida mina lapsevanemana koostööna näen ja mõistan ja kuidas see meil ühiselt toimida võiks. Karmen, sa ütlesid ennist, et selline doseerimine on võib-olla natuke tunnetuslik, et kui palju anda infot või kui palju teha koostööd, kes algatab seda. Kui ma nüüd lõpetuseks teie käest siit küsin, et kui te saaksite ühiselt koostöös luua kooli ja kodu eduka koostöö retsepti, siis millistest osadest ja mis doosidest see siis koosneks? Mina siin alustan, et esimene on kindlasti usaldus ja teine on koolipoolne teadmine, et laps on kodu oma. Ja 3. selle juures on kindlasti kodupoolne teadmine, et koolis on professionaalid, nad on vastava ala spetsialistid, me eelduslikult peame mõtlema ja olema valmis selleks, et nad on saanud õpetajad koolis, on saanud sellise ettevalmistuse, et nad märkavad mingeid neid asju, mida meie võib-olla ei märka ja oskavad mu last toetada. Ma olen natukene niisugune küünilisem ja võib-olla mitte nii, mis teha sotsiaalteadusliku taustaga. Et ma lisaksin sellise 4. komponendi ja see on ikkagi oma, millest me rääkisime, oma vajaduste selge teadvustamine, sõnastamine ja oma lapse jõustamine nende samade vajaduste teadvustamisel ja kommunikeerimisel, nagu see vana sõna on, et ega keegi ei näe kellegi teise pähe. Et selleks koostööks on ikkagi tõesti vaja omavahel rääkida nendest vajadustest. Ja see küüniline komponent nüüd tuleb tegelikult sellest, et minu meelest on selles retseptis üks osa, mis on väga kriitiline, millest ma juba enne rääkisin. Ja see on kommunikatsiooniressurss, mis meil koolides reaalselt on. Ehk siis, nagu ma tulen jälle selle juurde tagasi, et kui palju aega kulub ainete õpetamiseks ja kui palju on tegelikult aega jääb, ütleme siis nii,
sellesama lapse ümber oleva koostöövõrgustiku ka tegelemiseks, loomiseks. Et vot see on nüüd see kriitiline punkt, et kus on meil need esimesed prioriteedid, sest kõike niikuinii ei jõua. Aitäh teile! See oli põnev arutelu ja ma olen kindel, et te tõite välja mitmeid olulisi märkamisi, mida on hea silmas pidada, kui on soov ja siht koostöiselt tegutseda. Aitäh! aitäh! Aitäh!